esimest korda ma siin sellel üritusel laval olen ja suur aitäh kutsumast. Mulle meeldib see teema ka, ma ütlen teile ausalt, seda teemat pealkirja mina välja mõelnud ja mina seda pealkirja oleks ka paremini välja suutnud mõelda, mis jooks tegelikult kokku nii digiriigi, nii ütleme siis selle taristu teemad kui ka siis tehisaru või tehisintellekti või kes iganes seda tavatseb on ju suupärasemalt nimetada. Ja ma mõtlesin, et räägiks teile mõnest oma mõttest, mõnest oma loostumast oma mõttest, mis mul selle sama pealkirjaga tekkis, mis kindlasti peegeldavad ka praegusel hetkel, ma loodan, et varsti kinnitada saava digiühiskonna arengukava, millega on olnud 2 aastat parajat vatt ja vilet. Ja see ei ole nagu lihtsalt sõnakõlksud, ma hakkasin mõtlema mõni päev tagasi, et kuidas seda kõike siduda. Ja seda ma nüüd üritan teha. Et ma ei räägi ainult siin ka tänasel päeval ilmselgelt ainult mingit pilvest ega infrastruktuurist ega tehisarust ju eraldi, et me räägimegi selgelt ju sellest, kuidas hoida digiriik usaldusväärne. See on nagu esimene asi. Toimiv, juhitav ka siis, kui olud on pingelised. Olud on pingelised ja kui me ütleme sõna pingeline, siis meil tekib kogu aeg konnotatsioon sõda. Ei ole. On olemas erinevaid kriise. Uskuge, ma olen selle valdkonnaga kokku puutunud. On olemas erinevaid kriise, mis suudavad meie riiki, erinevaid süsteeme palju lihtsamalt uppi lüüa. Ma mõtlesin selle mõiste peale hukukindlus ka, et kui mina nii-öelda koolimaja tulin, siis see mõiste oli juba välja mõeldud. Mul tohutult meeldib see. See on hästi lagi on mustaks värvitud. Aga mis ma nagu tunnen on see, et väga paljudes kohtades vaatame seda hukukindlust justkui nagu mingist lisafunktsiooni riigile. Et meil on kõigepealt nagu digiriik, aga siis meil on ka hukukindel digiriik. Aga see vist ei ole. Et minu jaoks hukukindlus ja olles ka varem kokku puutnud ka kriisimaailmaga ka, et on see nagu digiriigi miinimum. Ja kõik asja, mis me teeme, ongi kas hukukindlad, turvalised. Aga ilmselgelt teema ülestõstmiseks on vaja seda ka erinevate rahastajatele ja otsustajatele selgitada. Ja mis puudutab siis ka kogu seda riigi tunnetust, siis siin sees ja kes me oleme riigi poolt siin kogunenud, siis me tegelikult kuidagi tunneme, et meie, teie, meil on siuksed mõtted, teised. Mul on öelnud inimesed, et kui nemad riigiga suhtlevad, siis nemad ei tunneta ja need ei huvita tegelikult seda, et mis asutus või riik või mitte riik või mis server või tehnoloogiline kiht tema taga parajasti töötab. Inimene ei saa sellest aru. Ei peagi saama. Sest me oleme kujundanud ju oma digiriigi selliselt, et olekski võimalikult nähtamatu. Meie eesmärk on ju see, et inimesed saaksid tegeleda nende asjadega oma elus, millega nad päriselt tahavad tegeleda ja nad ei peaks küürutama arvutidega kas teenuseid saades või kogu aeg kirudes seda, et midagi on katki või et me oleme seda tegelikult väga hästi teinud. Ja need momendid, teie olete muidu seda väga hästi teinud, ja need momendid, kus midagi nagu ei toimi, siis paistavad välja, et pagan 5 mintsa oli teenus maas, nüüd mul läks elu kõik katki, et vabandage. Aga mis siis asjad katki lähevad? Ja siin on küll minu enda üks veendumus, et me oleme nii väike riik. Mul üks hea sõber ütleb, et me oleme sama suur kui New Yorgi 2 kvartalit umbes. Aga meil on küll killustunud riik. Ja minu enda seisukoht on olnud see, et tugev digiriik, meie suurusest digiriik, meie tegevus ei sünni mingitest rohkematest eraldiseisvatest lahendustest. Meie tugevus ei saa tulla ju sellest, et igaüks teeb niimoodi, ehitab endale natuke, sest et rohkemaks raha ei ole. Ehitab natukene süsteemi, teeb head loogikat sinna, teeb natuke oma taristut. Ja siis me arvame, et see moodustab kõik terviku. Aus vastus on see, et mitte alati. Et meie tugevus peaks olema jätkuvalt selles, et meie riik toimib rohkem tervikuna. Ja kui me kõik teeme, ma saan aru jällegi, kui me teeme natuke igal pool, ja me teeme seda koosvõimes, siis ta tuleb. Aga kui me teeme seda niimoodi, et on seesama, et meie, teie ja kõik see muu, ja kodanik vaatab, et justkui nagu riik, siis ta ei tule. Ja kui me räägime ka siin digiühiskonna arenguvast, siis selline toob ka, ma arvan, et see on tõdemus teil kõike teada, et killustunud arhitektuur, teenused, vananevad infosüsteemid, dubleerimine, kasutaja mugavuse probleem, ei ole mingi kasutaja mugavuse probleem, vaid selgelt eelarve ja julgeoleku risk. Ja kui me eelmine aasta siis kolleeg Tõnuga vaatasime digiriigi situatsioonile peale, ma joon mõnede numbritega ka võib-olla, ütleme trendidega, siis on suht selge, et ootus turult kui ka seespoolt on see, et tuleks see korrastatud juhtimine,
tuleks see, et kus on dubleerivad tegevused, taristu ja asutused oleks nagu omavahel kokku viidud, nimetame siis seda selle kurjakuulutava sõnaga konsolideerimine. Tekiks kesksemad teenused ja arhitektuur ja me suudaksime rohkem targemat tööjaotust või teistmoodi tööjaotust tihtipeale isegi. Mitte, et me nüüd kõike lollilt teeme, jumala eest, see pole see sõnum. Aga et tekiks selle targem tööjaotus ja võib teistmoodi tööjaotus riigi ja erasektori vahel, mis võiks tekitada rohkem väärtust. Vähem ise ja vaadata rohkem turul ringi. Me oleme väike riik. Kui ma võtan nüüd selle toimepidavuse miinimumi peale, mida ma siin ütlesin, hukukindlus on ju, et ka siis häire, kriisi, ründe puhul peab riik suutma hoida töös kõik need teenused ja võimekused, mis inimesed, ettevõtted, mida meil tarvis on. No, te teate loomulikult, see on turvaline identiteet ja ligipääs, toimiv andmevahetus, kriitiliste teenuste kättesaadavus, aga samamoodi ka selge juhtimine ja otsused vahel. Ärme seda nüüd alahinda. Ja teistpidi, et me peame suutma ka tekitada sellise toimekindluse miinimumi või hukukindluse, kus me saame kiirelt ümber muuta. Kui me mõtleme kõik praegu oma süsteemidele, oma teenustest kuni arhitektuurini, kui kiiresti on meil asjad ümber muudetavad. No mingid asjad on legacy, mida me peamegi saama parandada selgelt. Aga kui palju me oleme näiteks enda spetsiifilisi erilisi süsteeme arvestanud, et võib-olla neid ühel hetkel läheb vaja kasutada kuskil mujal kellegi teise poolt. Ja see viib mind Ukraina kogemuseni. Võib-olla neil seda digiriiki nii tugevalt ei olnud. Ja nad pididki võtma mingisugused süsteemid, mis olid mõeldud enne tsiviilkasutusse, võtma hoopis teisel eesmärkidel kaitseväe poolt kasutusse või sõjaväe poolt juba tol hetkel. Et me peame selle paindlikkuse momendiga tekitama, sest see on meie ellujäämise eeltingimus ja jälle mitte ainult sõja puhul, ma tõin Ukraina näite, aga mis tahes kriisi puhul, COVID. Meil ei ole spetsiaalset registrit inimeste kandmine sisse, kes on saanud ala COVIDi. Meil ei peagi olema. Meil võiksid olla pigem üldisemalt või ütleme sellised jagatud loogikaga teenused, kus ütleme mittefunktsionaalsed nõuded on ju sarnasemad ja funktsionaalsed vajadused tulevad asutuste poolt. Üks teine probleem, mis on, ma võiman varsti ilusti selle jutuni ka, et mis on need lahendused, aga mida ma tunnen on see, et tehisaru küll on siin tohutult meil pildis ja kõik teavad seda, et ta jubedalt mängib mängu, aga ta midagi eraldi seisvat. Ma arvan seda, et umbes 3 või 5 aasta pärast see tehisaru jääb pikalt millekski eraldi seisvaks ja mingiks selliseks asjaks, et mida vaatame, et on teenused, teeme teenused valmis, teeme infrastruktuuri valmis, teeme kõik lõpuni ära ja siis viime ja tutvustame seda ka tehisarule, et nad omavahel nagu tere ütleks. Et me tuleme sellest ju välja. Et ma endale pähe tuhkar raputas ka, et digiühiskonna arengukava toob ka välja eraldi tehisaru peatükk. Ja siis mõtlen nagu miks, et tegelikult see läheb kokku täpselt selle teenuste ja kõige muuga. Töötame selle nimel. Mina arvan, et me ei räägi varsti tehisarust kui eraldi lisast, nii nagu me ei räägi võib-olla ka ühel hetkel hukukindlusest kui mingist eraldi lisast. Et need ongi normaalsed osad meie süsteemi toimimisest. Maailm ongi läinud kurjamaks. Meil ongi vaja rohkem pingutada selle nimel, et ka oma majandust edendada. Ja me ei tee neid asju eraldi. Ma arvan vähemalt niimoodi. Ehk siis, me ei räägi ka teenuste puhul, et meil on nüüd see kindlalt ainult see digitaalne osa ja füüsiline, et ka teenuse mõiste on tegelikult ju segunenud. Ja veel üks asi, mis ma tahaksin öelda, et tehisaru ajastu ei tee kindlasti riiki oluliselt lihtsamaks, ma mõtlen tehniliselt. See väga paljude teie teadmine või kõigi meie teadmine tehnoloogilisest keerukusest me saame aru, et ju kasvab. Ta teeb keskse juhtimise ja teeb ta olulisemaks. Arusaamine sellest, et millest see meie digiriik seisneb. Mida rohkem see tehisaru mängu tuleb, seda rohkem kasvab meie sõltuvus andmete kvaliteedist, standarditest, arvutusvõimekusest, turvalisest taristust, selgest vastutusest ja läbipaistvast riskijuhtimist. Need on nii põhilised komponendid, mis on. Ja jällegi ma jõuan sinna, et seda ei ole võimalik teha killustatult. Meil ei ole nii palju inimesi. Meil on kohe võrgustikene ka. Aga lihtsalt ongi see, et meil on väike riik ja meil ei ole nii palju inimesi. Nii on. Ehk siis tehisaru ajastu põhisõnum ei ole see, et igaüks proovib midagi. Mis ei tähenda seda, et katsetusi peab tegema, loomulikult peab, aga igaüks kogu aeg proovib midagi, aga riik peab olema võimeline uut tehnoloogiat ka kiiresti ja mõjusalt turvaliselt usaldusväärset süsteemidesse sisse viima. Teatud momentides võib-olla see ongi see, et meil ei ole seda 100% teadmist, et mis kõik täpselt juhtub.
Aga meil ei ole seda luksust, et väga väikeste asjadega proovida. Me peame rohkem kesksemalt proovima neid. Ja me peame normaliseerima tehisaru. No, siis te küsite, miks siis on tarvis seda teenuste taristu kesksemaks viimist? Kui me tahame, et meie digiriik toimiks igas olukorras, siis saame loota ainult üksikute asutuste heale tahtele või tihti ka erimeelsele suutlikkusele. Ehk siis kesksed lahendused tuleb arendada päriselt keskselt. Meil ei ole mõtet otsida pidevalt erisusi, et meie haldus ja meie arendus on nagu nii eriline teie omas. Tegelikult me peaksime just selle mõttemallis niimoodi, et aga kuidas see võiks olla nagu kasutuses. Aga innovatsioon, ma ütlen teile saladuskatte all, on ka see, et sama lahendust hakatakse kasutama hoopis teistes valdkondades. Innovatsioon tekib siis, kui on valdkondade kokkupuute koht on täiesti mingisuguste segaste või ütleme mingisuguste asjadega, mida varem ei ole mõelnud, et võiks olla kasulik mujal. Et see on tegelikult ülekanne. Ja kas on asutusele ülekanne, kas on valdkonnast valdkonnalt ülekanne, aga meil on tarvis rohkem seda ülekannet, meie enda tarkuse ülekannet teistele. Kapseldumine on pagana kallis. Ja ongi, et siis ma väidan seda, et mida rohkem meil seda ülekannet on, ja see ei saa olla ilmselgelt midagi vägisi ka, et aga jällegi suhtluskaudse võib tekkima, kus meil siis ka vähem neid dubleerivaid lahendusi tekib. Komponendid, jälle, mis on teenus, mis on komponent, aga tekiks neid keskseid komponente, vähem omaette taristuid, et leppimise kokku, et mis meie riigis põhiliselt, mida mujal, tähendab, ütleme siis, mida teiseks. Mingid asjad peavad olema eraldi, mingid asjad ei ole universaalsed. Kui ma räägin ka ettevõtetega, siis see vastus on ju väga lihtne. Ma ütlen, kolmandik asjadest kindlasti riik ei anna, mitte kunagi enda käest ära. Turvalisus julgeolek, kuulge, hallo. Aga mingi osa saab mõelda ka, et kuidas teistmoodi teha. See rohkem ühise võimekuse tekitamine, see kõlab loosunglikult, aga te teate ise väga hästi, et õnnestumine on olnud siis, kui ongi leitud midagi, et tuleb võimalik lahendada täitsa uut moodi. Need on need õnnemomendid. Mitte see, et me teeme kogu aeg sama asja, samamoodi edasi. Lootes ka veel eraldi mingit teist tulemust. Et vahel räägitakse konsolideerimisest, nagu see oleks mingisugune tagatoa korrastus, arusaamatu ja täiesti ebavajalik. Ja mida ma teile ütlen siin, et ometigi, kui vaatame peale nendele kuludele, mis meil e-riigis on viimase 5 aasta jooksul olnud, siis me vaatame nende kulude tõusu 2-kordselt või rohkem ja rohkem, mis tegelikult ei ole otseselt suunatud alati uue väärtuse tootmisele. Aga me vaatame, et kui investeeringud jäävad püsima ja muud haldus, personal, kulud, arvud nagu 2-kordistuvad, siis mul on küsimus olnud, et kas meil on päriselt 2 korda rohkem digiriiki või? Kas kuskil on kellegi mandaat muutunud? Kas kuskil on nõutud rohkem? Ma nõustun sellega, et geopoliitiline olukord on läinud raskemaks. On. Ma nõustun sellega, et kasutaja nõuab ka rohkem mugavust. Ma nõustun, et midagi on juurde tulnud. Aga kui mõtleme nüüd 5 aastat tagasi, ei ole 2 korda seda olnud. Nii et annab midagi teistmoodi natukene ka. Ja jällegi see sama, et killustatus tekitab täiendavad kulud, mis ei oleks ju probleem, kui meil oleks igalt poolt raha võtta. See ongi see, on ju. Aga mitte ainult siis on ju, ütleme, kui meil ongi niimoodi erinevad killustatud juhtimine, erinevad standardid, dubleeriv arendus, suur tehniline võlg, siis me saamegi kallima riigi, me saamegi aeglasema riigi, me saame keerulisema ja lõpuks, kui ma räägin hukukindlusest, siis natukene ka haprama riigi. Me võime rääkida seda, et muna ei tohi hoida ühes korvis, loomulikult ei tohi, on ju. Aga need munadel on tihtipeale see koor ka ümber, mida kuskil korvis hoitakse. Vaadata peale, siis jube raske hoida. Ehk siis et korrastatud nagu selline juhtimine ei ole luksus, vaid hukukindluse selge eeldus. Niimoodi arvan mina. Koostöö, nii lihtne ongi ühiskonnas. On sama oluline kui see tehnoloogia ise. Te teate ise seda, et kuidas ma ütlesin, kuidas on toimunud uue väärtusena tootmine. Üks mul kunagi hea ülemus pidas ühe kõne ja mul on siiamaani meeles, et see on nii õige lause iseenesest, et mis siis tekib nagu kapseldumine. Kapseldumine tekitab marginaliseerumist. Kui sa kapseldud, siis ühel hetkel sind ei panda enam tähele. Aga mis juhtub nende rahvastega, keda ei panda tähele? Nad surevad lihtsalt välja. Ehk siis kiire õppimine. Loomulikult seesama eestlaste kiire kommunikatsioon, mis meil vahel on. Rohkem läbimõtlemist, rohkem
ütleme, kiireid, ütleme see võimalike lahenduste genereerimist, parem tunnetus vajadustest ja turu arengutest. See on üks asi, mis on oluline. Ja siis sageli ka mõelda nagu mõjusamate lahenduste peale, aga see ongi see lahendus ja seda ei tee teistmoodi kui võrgustiku kaudu. Ma olen alati rõhutanud seda, et kui varem ka kübervaldkonnas töötades on ju, et on olemas 2 liini. Et ühed asjad, mida me Eestis oleme harjunud, et loomulikult peab olema seadus, me oleme see korralikum riik kui Saksamaa ise on ju, et püüdes reguleerida kõike ei pea. Aga mingisugune alus peab olema on ju. Meie kogu elutähtsate teenuste korraldus toetub täna nendele valikutele, mis tehti aastal 2008. Seda, et üleüldse ettevõtted hakkaks riigiga ja ka riik hakkaks riigiga infot jagama, et aru saada, mis on väljakutsed, infoturbestandardid. Nii, okei, see on baas. Aga teine track on ju selge, et see mitteformaalne. Ja kui seda mitteformaalset ei ole, kui ei ole võrgustumist ja kui ei ole neid inimesi, kes seda kõik ellu jõuavad, siis me võime seadusesse kirjutada, et eestlane peab jõudma homme päev kuule. Seda ei juhtu lihtsalt. Ja üks väikene asi, et ega siis riik riigiga ainult ise enda sees ei pea suhtlema, et rõhutame nagu seda, et riik ei pea tingimata kõike ise tegema. Mõtlega alati kangutatakse neid näiteid veel ja ma ei taha. Ma tahan, et me lepime need kokku, mida me ise ei tee. Ma tahan aega moka otsast, aga mul see ei ole eesmärk. Mul ei ole vaja kellegi näpuga näidata, et seda ei ole vaja teha sinu poolt. Küll ma siis räägime omavahel. Me lepime kokku võrgustikuga. Aga see on oluline põhimõte, et me ei pea ise seda tegema, sellepärast, et tihtipeale jällegi sellest maailmas me mõtleme, et me ma ütlen teile oma kogemusest kriisidest. Esimene asi, mis tekib alati on see, et nii, nüüd tekks kriis, kas olgu see ID-kaardi kriis või COVID, mis juhtub? Riigisektor kohe kapseldub. Ja siis kuskil on ühiskond, keda kaitstakse tohutult. Ja siis ühel hetkel mõeldakse seda, et oota, aga võib-olla võiks nagu selle ühiskonna käest ka küsida, et mida siis nagu ühiskond nagu ootab. Aga see juhtub mõne aja pärast alles. Et see on nii inimlik. Aga seda sama me tegelikult ka võime siin süüdistada riigihankeid ja õigust ja kõike muud ja tegelikult halba kogemust ja tegelikult vendor lock ja kõike muud. Aga me ei saa võtta endalt ära seda avatust, et me konsulteerime laiemalt. Et riigi ülesanne ei ole kõik ise teha. Riigi ülesanne on seada suund, hoida standardit loomulikult, kõrget standardit, kaitsta avaliku huvi, juhtida arhitektuuri ja riske ja tagada, et parimad lahendused jõuaksid kasutusse. Parimad lahendused, mis ei pruugi olla alati riigi poolt. Ja mina olen selles veendunud, et seal, kus erasektor suudab teha kiiremini, targemalt ja paremini, peab riik oskama seda kasutada. Peab. Mingeid asju ei ole mõtet teha turul. Ei ole mõtet hakata valmis seadma, ütleme, SharePointi, mis on steroididel mingisuguse spetsiifilise ülesande lahendamises. Mingitel asjadel kasutage SharePointi. Võta see risk, kasuta. Hinda läbi. Aga see on lihtsalt näide. Ja kui ma nüüd võrgustikust rääkisin, siis ka nii hukukindluse kui ka tehisaru mõttes ei hakka tehisaru neid inimesi asendama. Ei hakka tehisaru asendama võrgustikke, kelle ülesanne on teha tarku otsuseid. Me ei anna seda otsust ära. Ja nii ongi. Ehk siis ka inimese enda õigus, enda elu ja kõike teed valida on tohutult oluline. Et see AI võib aidata ja võib ette valmistada, kiirendada, võib soovitada, aga otsused jäävad inimestele. Kui me nüüd selle käest ära anname, siis on tuksis natukene. Ja jällegi, et selle kogu võimendajaks saabki olla inimeste ikka võrgustik. Et ka kriisides ei kanna ainult tehnoloogia. Kriisis kannavad ikkagi inimesed jamad välja. Küll aga me peame tegema, see on nüüd üks suur pingutus, see hukukindluse osaks ja kogu riigi püsimajamiseks, et usaldusväärne tehisaru riik peab olema ka läbipaistev. Et ma ütlen, et üks on see läbipaistvus, teine on see, et me suudame tekitada ka infrastruktuuri, me suudame tekitada võimalused siia peale koha peale, mis võimaldavad meil enda turvalisemaid lahendusi tekitada. Me peame tekitama olukorra, kus inimesed ei mõtleks igapäevaselt paaniliselt ka sellele, et kuhu mul nüüd andmed läksid ja kuidas me seda tehisaru kasutan. Et me tagame selle läbipaistvuse. Ja me peame andma selle veendumuse, kuidas inimeste õigust kaitseda, aga selleks me peame pingutama selle nimel, et me teeme ka ise mingeid asju riigina korraldades koostööd oma ühiskonnaga, on ju valmis siin ühiskonna ettevõtetega.
Mis on need 3 asja, mis nagu näiteks kokku leppida oma vahel, et natukene üldiselt, aga proovime päeva jooksul siis täpsemaks minna. Esiteks, lepime kokku, et mis siis on see digiriigi toimivuse miinimum. Mida tähendab hukukindlus? Mis on see definition of done, kui me ütleme, et nüüd oleks Eesti hukukindel? See tähendab nüüd seda, et Tallinn saab piltkudes kunagi valmis ja siis tuleb Ülemiste vanaka. Aga seda, et millised teenused ja andmed peavad olema tagatud igas olukorras, see kaardis on juba õnneks muidugi olemas, mil viisil, aga see ei ole staatiline. Elu muutub, me peame suutma aru saada sellest, et kuidas me seda digiriiki edasi viime. Teiseks, millised komponendid, standardid, andmepõhimõtted, turvanõuded, teenused peaksid olema kesksed? Mis on võimelised olema kesksed, mis oleks võimelised pakkuma suuremat väärtust üle platsi? Ja kolmandaks, leppida nüüd omavahel kokku, et kuidas me omavahel rollid ja ülesanded jagame. Et mina küll ei ole näiteks huvitatud tegema oma naabritöid. Oleks huvitatud, et naaber teeks ise oma töö ära. Ja ma olen nõus tegema oma tööd ära. Ma olen nõus naabrit aitama, aga mitte ära tegema. Et ikkagi see kokkupuute koht peab ka olema. Ja lisaks sellest, et kui me räägime riigisisese rolli jagunemisest, siis ka asutuste, ütleme riigi ja erasektori vahel samamoodi. Nii, et vastutus ei hajuks, aga et innovatsioon ei lämmuks. Siin tulevad meile mõned natukene karmid tõdemused varsti, et me innovatsioonis tegelikult oleme natukene hakanud stagneeruma. Siin on koht, kus me peaksime mõtlema, et tõepoolest, et kuidas me saaksime olukorda paremaks viia. Ja siis konkreetselt üleskutsena, et vähem omaette lahendusi. Vaadake laiemalt. Vähem dubleerimist, palun. Ja neid näiteid on. Ma ei hakka näpuga siin näitama, aga neid on. Vähem killustunud juhtimist. See on see koht, kus me peame vaatama nii ka ministeeriumisse ja IT-majade juhtida kõikidega üksteise otsa. Rohkem ühist arhitektuuri. Teil on nii palju tarku inimesi, kes suudavad leida riiklikke lahendusi. Miks seda võiks rohkem olla? Samamoodi ka keskse komponente, teadlikku koostööd erasektori teadlaste partneritega. Julgust lihtsustada. Siin on muidugi äritellijatele, sõbrad, kes te siin olete. Julgust lihtsustada kõigepealt ja siis automatiseerida, mitte vastupidi. Et lollust ei ole mõtet nagu päriselt. Ja tehisaru ka, et see on nii nõme ja loll protsess, aga paneme tehisaru peale. Issand jumal, see on sükse overheadi tekitamine, et vähe ei ole. Aga ütlengi, et siin ei ole, et see ütleme nende poolt, kes täidavad ja tehnoloogiadega tegelevad, aga see ei ole see probleem. Probleem on ikkagi äriomanike, protsesside omanike ja disainerite pool ka. Ja ma usun väga, et kui me niimoodi toimime, siis ka me hukukindlust saavutame. Hukukindel riik ilmselgelt tervikuna muutub ju lihtsamaks, tugevamaks, läbipaistvamaks ja paremini juhituks. Kokkuvõttes, tehisaru ajastul ei võida need riigid, kellel on lihtsalt kõige rohkem tööriistu erinevates kohtades. Me ei oska neid kasutada ühel hetkel. Võidavad need, kes suudavad ühendada just nimelt tehnoloogia usalduse juhtimise koostöö. See on vana 90-ndate lõpul juba genereeritud Ulrich Beck oli selline saksa sotsioloog, kes siis lõi riskiühiskonna kontseptsiooni, kus kõige olulisemaks põhimõtteks oli see, et koostööoskus mitte tuttavatega on see, mis viib meie, ütleme siis ühiskondades tugevamaks, siduvamaks ja progressiivsemateks. Ja Eesti võimalus on tegelikult olla see riik. Me tunneme üksteist. Nii lihtne ongi. Väga raske on, ütleme nii, et meil on tavaliselt vaja ühte, maksimum 2 kontakti, et inimene üles leida. Ja mitte lihtsalt olla digitaalne, targalt digitaalne. See on ikkagi see mõte, et mitte lihtsalt digitaalne. Ärme tee protsesse digitaalseks või kiirenda lollusi. Ärme tee seda. Me olemegi siis hukukindlad, usaldusväärsed ja targalt juhitud. Võtame siis küsimusi. Aitäh! Ja Lauri, suur aitäh selle ettekande eest ja tõesti küsimusi saab esitada läbi Slido keskkonna ja neid on nüüd esitatud ikkagi ohtralt. Ma ei tea, kas sa oled valmis selleks. Teile lihtsalt ütlen ka seda, et selleks, et kuna küsimusi on siin rohkem, kui praegu lavalt jõuab kosta, siis ilmselt saate hiljem Laurilt veel personaalselt küsida, aga... Ega Ergo peab siis vastama nendele ära, mida ma siin ei oska. Võtan neid küsimusi peamiselt, mis on saanud rohkem pöidlaid, ehk siis võite ka seal natukene siis tõsta
küsimuste siis väärtust nii-öelda, aga ma hakkan kohe otsast peale, et kuidas tagada hukukindlus ja avaliku huvi kaitse, kui kogu arendustegevus delegeeritakse erasektorile, mis lähtub ju alati ärihuvist? No vot, mida ma ütlesin ja ma juba teadsin seda ennetest, et kõik on ennast olemas, mitte kogu arendus ei delegeerita erasektorile, tuleme mõistusele. Mida ma mõtteliselt rääkinud on see, et jällegi mõtteliselt, ma ei oska öelda, kas 35, 40, 50% on need asjad, mida riik mitte kunagi enda käest ära ei anna. Need on meie kõige kriitilisemad baassüsteemid ja nendes me peamegi sellega kokkuleppe leidma. Samas on teenuseid, mida osutatakse sisuliselt erasektorile, riigilõivude eest, mis iganes, kus võiks kaaluda näiteks seda, et ei pea võib-olla tingimata hoidma riigi käes. See ärge nüüd üldistage, ma lihtsalt toon mingi ekstreemsed näited. Et keegi ei ole rääkinud kindlasti sellest, et me peame kõik teenused ära andma. Küll aga ma arvan, et me võiksime teha siukse laiemalt teenustele ka ringi peale, mõeldes selle peale, et mis oleks just kui, aga see ei puuduta neid asju, mis tagavad meie riigi püsimajäämise, turvalisuse, julgeoleku ja muud. Siuksed väga kriitilised asjad. Aitäh. No üks küsimus, mis on vist paljude peas, sest seda küsiti erinevatest sõnastustest ja kõige rohkem siin praegu pöidleid on saanud konsolideerimise temaatika. Ja kas tänase süsteemi lõhkumine on riigile odavam kui selgete otsuste tegemine ja vastutuse jagamine kesksete teenuste arendamiste osas? Ja valikud on suuresti kahe. Okei, ma ei viitsi keerutada, et lõpeks ma olen saanud aru, et tuleb parema tulemuse. Kaks valikut on. Esiteks, kas kõike samamoodi jätkata opereerides umbes 3% madalamate kuludega või teha mudelis asjad niimoodi ümber, et me suudame tekitada olemasoleva umbes 300 miljoni seesse väärtus, mida suunata ka tehnoloogiasse täiendavalt. Mina väidan seda, et kui mudel ütleb seda, et kesksed teenuseid on mõistlik rohkem keskkonnale viia, jätta domeenipõhised asjad ikkagi, mida ei tohi juhtuda, väga selge kommunikatsioon, mida ei tohi juhtuda, teenuse osutamine tohi kliendist kaugele minna. Teenuse tellimine ja kõik see osa, see ei tohi muutuda. Küll aga on meil näited sellest, et kus meil on võimalik siis jällegi need samad kesseid komponente, kesseid asju kokku võtta, mingid asjad võib-olla ka ära lõpetada, kompenseerida muu pinnalt. Et seda me peaksime vaatama keskselt. Ehk siis mudel võiks olla see, et kesked teenused, taristu ja mida on kõigil tarvis, võiksid olla optimaalselt ühes kohas tehtud ja võtame targalt, hajusalt, aga ühe korralduse juhtimisel. Ja tugevalt siis need, kes on domeenide põhiselt vaadata, siis seda korraldust ikkagi teenuse võitame siis äritellija juures lähedal. Aitäh. No järgmine küsimus on siis selline, et kuidas me tagame hukukindluse, kui Eestist internet ära kaob, arvestades, et siis massiliselt pilve kolimist? No võt, seda väljakutset saab ka adresseerida, et tehnoloogia poole pealt, et muidugi tänu ja vastust, et ma varasemalt jällegi olles selle kriisimaailmas ja mitte konkreetselt nüüd selle IT-tehnoloogia peal, aga ütleme siis selle, et mida peegeldan seda, mida on öelnud erinevate asutuste juhid ja teadjad, et sellist asja 100% blackout, et kas see on võimalik, aga mängime siis selle mõttega. Reaalselt, mida me 2017 õppisime? Me õppisime seda, et digitaalsetel lahendused peavad olema digitaalsed alternatiivid. Kui neid ei ole, siis tuleb mõelda teistele plaanidele, mis on füüsilises maailmas. Kui selles mõttes, kui teenust ei ole, päriselt teenust ei ole võimalik saada ja ongi ette nähtavalt, et ma ei tea, nädalaid on maas, tulebki tegutseda teistmoodi. Need, et kuidas tagada jällegi selle teenuse turvalisus ja püsimajäämine kõik see muu, see on teine küsimus. Aga kui te küsite mult seda, et mida siis teha, kui ei olegi, siis tagasi juurte juurde ja me lihtsalt peamegi aktsepteerima mingite protsesside ja ütleme asjade mitte tegemist enne riigis. Aga me peaksime selle läbi mõtlema. Ehk see vabandust, et need inimesed, kes näiteks sellist riski piisavalt tõenäolise ja mõjukana näevad, või raske taskusest on ta kindlasti, siis seda tulekski esile tuua ja siis vastavalt sellele tuleks ka planeerida, et me siis teaksime, et mida me umbes hakkame tegema. Ja
auditoorium ja meie veebivaatajad on tulised ja küsivad personaalse küsimuse, et miks te räägite teemadest kolmandas isikus, kui te ise peaksite juhtima protsesse. Et teil on ju võim aga arvate, et keegi teine peaks justkui töö ära tegema, et kuidas kommenteerid? Mul meeldib rääkida meie vormis jah, aga mitte kolmandas isikus. Ma ei öelnud, kui ma niimoodi ütlesin, jäi mulje, et mina ei pea mitte midagi tegema, et teie tehke kõik. Et ma tavaliselt, kes mind pikemalt tunneb, et ma selline inimene ei ole. Küll aga mul meeldib rääkida meie vormis küll. Mul ei meeldi rääkida mina vormis. Mul ei meeldi olla egoist, kes lihtsalt ise ütleb, et mina olen niimoodi mõelnud ja nii peab juhtuma. Ei. Selleks, et asjad juhtuks, peame me millegagi ikkagi nõustuma koos. Me ei pruugi nõustuda kõigega, aga mingisugused olulised asjad me peame tegema, sest muidu me võime sinna kuulemine. Mina võin otsustada, et ma panen seadusesse, et homme olgu inimene Eestist kuu peal. Niimoodi. No, kui me seda nüüd ei tee, siis ega jõua ka. Ja, meile antud aeg, Lauri, on kahjuks otsas, aga küsimusi jäi veel õhku, aga saab siis võib-olla nööbist haarata ja küsida neid. Suur aitäh selle ettekande eest ja küsimustele vastamast. Väike meene ka.